Kas sa tead, et AI-ga saad suhelda eesti keeles? Olgu see siis Gemini, ChatGPT või Cloud. Ja teiseks, mida väga vähesed inimesed teavad, on see, et AI käest ei pea ainult küsima, sa võid ka panna AI enda käest küsima, et ta saaks sulle paremaid vastuseid anda. Ja ma natukene demonstreerin, kuidas ma lihtsalt tavalises kõnekeeles AI-ga suhtlen ja ta loob mulle selle väljundi, mida ma sealt ootan. Teeme näiteks niimoodi. Ma ütlen talle, et aita mul aia kujundamisel, kuna ma elan Pärnus Männi metsa all, siin on palju okkaid ja puude all mul ei kasva muru. Ja mul on sellega probleem, sest maja esine on kole ja ma tahaksin sinna ilusa muru rajada. Aga selleks, et seda muru rajada, mul on vaja juhendamist, et kuidas see muru rajada, mida ma pean ette valmistama, milliseid materjale muretsema ja selleks aita mul koostada aia kujundamise kava. Aga ennem kui sa mulle annad vastused, mida ma tegema pean, küsi minu käest juurde 5 küsimust ükshaaval, millele ma vastan, et sa saaksid mulle anda parema vastuse hiljem. Ja mida AI nüüd teeb? AI võtab kätte, töötab selle informatsiooni läbi ja annab mulle ette küsimused, millele ma vastan ja kui ma need küsimused ära vastan, siis ta annab mulle paremad vastused. Et see on põhiline asi, mida mina näiteks kasutan oma AI töös, on see, et ma ei küsi kõiki asju, ma lasen ka AI-l enda käest küsida asju ja siis, kui ta minu käest on ära küsinud, siis ta annab ka paremad vastuseid. Vaatame, mida ta siin küsib. Kas on probleemne majaesine ala päeva jooksul pidevalt sügavas varjus? Ja ma ei pea isegi kirjutama, ma vastan talle. Sinna paistab ainult hetkeks hommikupäike, aga enamus aja on kõik varjus. Et seal ei kasva muru, seal on ainult sammal. Nüüd AI küsib minu käest teise küsimuse. Natuke ta mõtleb ja siis, kui sa näed, küsib ka teise küsimuse. See on minu majaesine, on kõik väga kuiv, seal on liivane pinnas ja ma võin kasta nii palju, kui ma tahan, ikka seal mitte midagi ei kasva. Ja nüüd ma vastan kolmandale küsimusele, mida ta küsis. Et minul on plaan sinna panna ikka normaalne muru. Ma ei tea, mis muruliigid on olemas, varjumuru või mida iganes, aga ma ei taha sinna muid taimi. Ja eesmärk on see, et seal peal saaks ise liikuda, loomad liikuda, lapsed liikuda. Nüüd tuli 4. küsimus ja nüüd sellele ka saan vastata, jälle ma teen seda suuliselt. Seal ei ole selliseid jämedaid juuri ees ja seal on umbes 100 ruutmeetrit pinda, mida ma tahaksin ära katta. Jämedaid juuri ei ole, ma ei tea, miks ma pinnase koorimist pean tegema, ma ei tea, ma toon lihtsalt mulda juurde, et ma muud ei tahaks teha nagu. Ja nüüd ta küsis mu käest 5. küsimusele, kui ma selle ära vastan, siis ta kujundab mulle lõpliku vastuse, mis on palju parem, kui ma lihtsalt tema käest küsin. Ja mul on aia kastmise ekraanid majas mitmes küljes olemas, et vee saamine ei ole mitte mingi probleem, et ma võin iga päev kasta või panna mingi pritsi tööle, mis seal muru kastab, et see ei ole täna mingi probleem. Ja nüüd on näha, kuidas AI vastab mulle kõik need küsimused ära, kui palju mul mulda vaja on, kui palju mul seemet vaja on ja nii edasi, isegi lupja, mida mul on vaja. Ja siin on samm-sammult siis pinnase ettevalmistamise kava selleks, et ma saaksin normaalse muruga ükskord kasvama endale maja ette. Et mina näiteks ei tea, et ma pean lupjama hakkama, sest nüüd tuleb välja, et Männimetsa alune Männi okkad annavad sellist tappelis pinnas, kus muru ei taha kasvada. Lupjamine aitab siis seda neutraliseerida. Et siin on samm-sammult kõik asjad ära toodud. Aga mida ma veel teen, ma teen seda, et ma tahan, et ta teeks mulle visuaalse ülevaate sellest. Genereeri mulle visuaalne pilt, kuidas ma seda protsessi kõik pean läbi viima, anna mulle pildina see. Ja AI genereerib nüüd pildi sellest, millised samme ma pean astuma. Aga palun, pilt on olemas. Võtan suurelt ette ja ma näen täpselt, milliseid asju ma pean tegema samm-sammult ja ma ei pea mitte midagi välja mõtlema. Kõik selle protsessi, kogu see protsess, et talle ette anda, mida ma tahan saada, kuhu ma tahan välja jõuda, lasta AI-l enda käest küsida küsimusi, võtab aega 5 minutit. Ja sul on täpne ülevaade olemas. Nüüd ma tahan ta käest küsida, kus ma neid asju kõike osta saan, siis ta annab mulle isegi selle ette. Aga annab mulle informatsioon, kus ma saan neid asju kõike endale osta ja hankida. Kuna elan Pärnus, siis ma tahaks teada, millistest kohtadest mul midagi mõistlik on hankida. Ja too mulle ka ära tabeli kujul eeldatavad või ligikaudsed hinnad nendele toodetele. Mida AI teeb, ta läheb veebi, otsib erinevad konkreetselt Pärnu ümbruses olevad kohad, kus midagi müüakse ja teeb mulle sellest ülevaate. Ja mul on täpne ülevaade olemas, kust mida osta saab, kui palju midagi maksab. Väga täpne ülevaade,
kui palju aega võtab, kui palju maksab, mida ma täpselt tegema pean ja ongi kõik. Ma ei tea muru niitmisest, muru külvamisest, muru ettevalmisest mitte midagi, aga tänu AI abile on mul 5 minutiga pilt ees, alates oma probleemist kuni sinnamaani välja, kui palju see kõik maksab. Väga lihtne, et kui sa kasutad AI targalt, mõistlikult ja paned AI enda käes küsima küsimusi, siis tulevad väga head ja läbimõeldud ka vastused ja ei ole mingisugust jura ja valesi andmeid, millega midagi pole peale hakata. Lase AI küsib sinu käest ka küsimusi. Selleks korraks kõik, head katsetamist erinevates teemades.